Tervist, mina Illar Kohv Viinavalt. Täna on laupäev, 13. oktoober ja täna on ka siis Keskerakonna kongress, kus siis valitakse uus esimees ja siis ka teised liikmed. Noh, ega siin eriti nagu muud öelda ei olegi, et eks esimeheks saab ikkagi peaminister Jüri Ratas. Et see on juba selge juba ette ära. Aga et seoses sellise piduliku päevaga, ilm on ilus ka muide Viinaval näiteks, et tegin isegi Keskerakonna teema sellise ühe luuletuse, et just värskelt, et ma loeksin selle nagu ette, et mine tea, et äkki midagi meeldib kellegile. Niisiis, Keskerakond meil praegu võimul on, tänu sellele ka paljudes maakondades suvest alates tasuta ühistransport on. 8. septembril sai Illar Kohvki sõita Moostest Tartu koos Tiit Seiki Ainsalu ja tema perega tasuta. Pärnumaal ja Pärnus bussiga sõites, aga Illar Kohv 10 eurost kuupiletit kasutab. Järgmiseks võiks olla Keskerakonna poolt tasuta elanikelt prügivedu. Kui sedagi asja Keskerakond hästi ajaks küll, siis saavutataks samuti edu. Ka retseptiravimite hinnad peaksid apteekides müügil olema kõikidele inimestele ühe hinnaga, aga mitte nii, et töötud maksavad täie rauaga ning töötavad inimesed saavad osta neid enam kui poole võrra soodsama hinnaga. Tervis on meile kõigile kallim vara, selle ravimist ei tohiks rikkuda ebavõrdsus ära. Peaminister Jüri Ratas Keskerakonda juhib ning loodetavasti ka Keskerakonna vastaste poliitilistes saladustes nuhib. Kukutada on vaja võimult rahvavaenulikud parteid ja poliitilised jõud, selleks on vaja pidada Keskerakonnas head poliitilist nõud. Illar Kohv tänab sisukate intervjuude eest Nelli Teatajale ka ministreid Kadri Simsoni ja Mailis Repsi ning Tallinna linnapead Taavi Aasa. Soovin neile kõigile 3. märtsil 2019 Riigikogu valimistel õnn kaasa. Marika Tuus, laulgija ja Tallinna Lauluväljaku direktorile Riho Rõõmusele tervist, õnne ja edu ning head poliitika vankrivedu. Keskerakond on ja jääb rahvaparteiks alati. Rahvavaenulikud parteid seadku oma sammud aga läbi psühhiaatria haigla palati. Vot nii. Selline siis sükene luuletus siis seoses Keskerakonna kongressiga ja siis soovin juba ette siis õnne ära ka peaminister Jüri Ratasele, kellest saab kindlasti Keskerakonna järjekordselt uus juhatuse esimees. Nii et ja siis tahakski siinkohal öelda, et Keskerakond siis võiks ikkagi nüüd võtta kätte ka need asjad, nagu ma siin luuletuses mainisin, et võiks teha selle, et ebavõrdsus kaoks inimeste vahel ära nagu apteegis, kes läheb retseptiravimit ostma, et need, kes on töötud ja haigekassas arvel, tähendab, kes töötavad ja haigekassas arvel, ühesõnaga, et nemad saavad nagu retseptiravimeid siis nagu palju soodsamalt, aga need, kes ei ole haigekassas arvel või kelle töötukassa puudub, ühesõnaga, kes on kindlustamata, et need siis maksavad täie rauaga, et ravimite puhul sellist asja olla ei saaks, et apteegist ostes peaks olema ravimitel kõikidele võrdselt üks hind, sellepärast, et ravimid ei ole mingi luksuskaup, et sa ütleme, lähed kuskile Palmisaarele puhkama, et see saab minna, et kellel on ravikindlustus olemas, ühesõnaga, et või et kes on rikkam, aga see, kellel on, kes on vaene ja kes on, ütleme, töötu, et see siis kuskil esigu siin kuradi põõsa all või niimoodi, et kui nii laias laastus öelda, et see asi tuleb kindlasti ära teha ja ka see asi tuleb ära korraldada, et prügivedu oleks kõigile elanikele tasuta. Et need 3 taaskasutusorganisatsiooni, kes praegu Eestis on, et need nagunii need pakendijäätmed võtavad, aga siis ka segaolmevärk, et kui praegu need, ma ei tea, Rakvere Selts ja mis firmad nüüd kõik Eestis on, et nemad saavad ju selle prügiveo või ehk selle tooraine pealt, see prügi ongi see tooraine, muudeks äriettevõtmistest saa sellest ju head kasu sõnaga ja siis juba selle nimel, et tuleks seda kasulikku toorainet viia elanikelt ära tasuta, mis peaks elanikud peavad siis veel kord maksma, nad on niigi kaupluses ostnud kaupa ja selle taara on juba selle kauba kinni maksnud, selle prügiveo nagu ette ära, et palju siis seda inimest peaks nagu siis karistama selle eest, et see prügivedu olgu tasuta ja siis arvatavasti need maikuus teeme ära need talgud ja siis septembris see maailmakoristuspäevad, et siis nende päevadel leitas kindlasti vähem prügi, kui on inimesed saab tasuta oma asjad ära anda, et see ei pea kuskil, ma ei tea, metsa alla kuskil ära viima. Et see on nagu siis üks asi veel ja siis ja kindlasti ka toiduseadus tuleb
muuta sõnaga nii, et see eilse päeva kõlblik kuni, et saaksid hakata siis sõnaga kauplused andma ka neid abivajatele, et nad ei hävitaks toitu ja viskab prügikasti, et sellised asjad on vaja kõik korda ajada. Nii et mina Illar Kohvi avald.